Issand, kui ilus, nii ilus. Mina ei tea, meie kuusk on alati kõike ilusam. Õues ka. Pole kellelgi nii ilusad kuuske. Imestad teiste kuuske ja kõik enda oma on kõik armsam ja ilusam. On ju naised? Õige. Nii, need viskame ära. Täitsa uued ja ei lähe käima. Ando, sa tahad kodus remontida neid või? Ei taha? Järsku Jaak tahab. Ja, elektrimees. Ma viin need ära ja toon väikse kuuse ehted asemele. See on igavene äge käru. Kõik küsib, kus te käru saite, aga me ei ole seda pihta pannud meile. Me ossime selle käru kuskilt. Ja see on nii asendamatu, kui me veame üle selle suure maja neid asju. Oi, Malle, kas sa nägid juba meie kuuske või? Ahah, mine uudistama. Jaa. Malle teeb ka siin nii ilusaid asju. Kas sul on ka päkapikud juba kõik siin ootamas, jah? Mul ei ole päkapikku, aga mul on siin ilus näitus. Ja selle näituse laua pealt siis tulevad homme jõululaadale need asjad, et lapsed tekid neid. Äge. Nii, sa issand jõuluvana või see päkapikk tuli. Appi, mis siin on? Me hakkame kolima, saime uue laoruumi endale. Ja hakkame siia kolima ja see on praegu sellist. Tule, Ando. Kuule, jumalast äge. Kuule, aga ei olnudki auku sees või? Jumal tänatud. Kuidas sa selle alt ära nüüd said nii? Sa panid sinna vastu. Issand, kas te teate, see on üks parimaid asju, mida te praegu teete, et see on nii hea. Võtad ja sõidad suurde saali kohe nende linadega ja. Hihi. Te olete seda väikest ruumi ju näinud seal on ju. Ja hakkasime pühapäeval vedama neid asju. Ja naised ütlesid, et mis asja, see ruum on nii väike ja tõime asjad siia, nüüd ei mahu siia suurte ruumi ära. Meil on seda tavaari nii, et ja mitte ühtegi asja ei tohi ära visata, sest kohe on homme vaja. Kui ma Viljale mõtlen, siis võib-olla kõige lihtsam on alguses iseloomustada ta mingisuguste märksõnadega. Et kui ma Viljale mõtlen, siis Vilja on minu jaoks särav, energiline, väga südamlik, väga heatahtlik, heasoovlik, vastutulelik, abivalmis, hooliv ennekõike, südikas ja vaimustuv. Et Viljale mõeldes tulevad need mõisted nagu mulle esimesena ette. Veel kui rääkida, kui Viljale mõelda, siis alati, kui ta tuleb majja või ma temaga kusagil kohtun, siis ma juba eemalt kuulen, et Vilja tuleb. Sellepärast tema kõrget heledat häält, peaaegu et kilkamist, on kõik ruumid täis. Ja see on nagu selline puhas rõõm, mis astub uksest sisse. Mis siin pihta läheb? Hakkame proovima siis. Mis me sul välja valame? Mustsa. Kasvame seda mustsõstar ja sõbrad. Ikka, seda, jaa. Sellepärast, et tumedat veini tuleb praegu juua. Terviseks. Terviseks. Kristel, terviseks. Kristelil on sünnipäev täna. Kristeli sünnipäev. Palju õnne. Ma võtan su terviseks kohe. Seal on maasikad, seal on murelid ja põhiline mustsõstar. See on mustsõstar ja sõbrad. Siin on need, kiri on juures, mis tal lisaks. Jaa, muideks sinu see jõhvikas, see, mis ma ostsin seal torist, see ootab praegu seda lahti tegema. Ma olen suutnud, et ma võtan ette ja ma teen ta ära. Nii, järgmine. Võtame järgmise. Nüüd edasi lähevad apumaks. Ma ei tea, kas sa oled apuveini? Ei, ära rohkem pane. Terviseks. See on ebaküdoonia. Ebaküdoonia. Oi, ikka väga hea.
kanda. see mulle meeldis ma rohkem. arvan ka, et Jaa. tegelikult ega edasi ilmselt, ma arvan, et kui sulle see esimene meeldis, siis Ega ma rohkem ei võta ka. nii, see on maasikas. See on siuke, et nimi on ilus, aga ega tal maitset suurt nii palju põle. Maha hakkad tegema maasiga. Ma ei tee maha, sellepärast, et inimestel on näed, ma räägin sulle seda. Kuule, palju see vein maksab? 8. Teeme ära või? Vabalt. Vilja kui naine on väga kaunis inimene oma mustade silmade ja võluva naeratusega. Et küllap on Viljal kindlasti ka olemas need hetked, see kardin, mille taha meie ei näe. Et igapäevaelus, ma tunnen Viljat umbes 5 aastat, et igapäevaelus võib-olla on see roll, mille ta on võtnud, aga kõik see hoolivus ja südamlikkus ja see teistele mõtlemine, et kusagil on inimesel kindlasti need hetked, kus ta on üksinda ja kus ta võib-olla on kurb ja ma olen näinud ka murelikku Viljat ja ma olen näinud ka Viljat, kes on ühe või teise asja pärast õnnetu. Aga kindlasti on kusagil mingisugune selline tasand veel, mida meie ei oska vaadata. Kui ma vaatan tema, olen selles mõttes tema tööandja mõnes mõttes, eks ju, et Vilja on minu alluv, ta korraldab Are, Suigu, Eametsa, Tammiste, Kilksama piirkonnas ju üritusi ja kogu kultuurielu, et minu jaoks Vilja on ennekõike kogukonna inimene. Ma jään selle juurde. Ma võtan kõrvitsat, aga ma võtan 2 tükki. Ma jagan kõikidele, annan proovida, nii hea on. Ma tulin just volikogu, kus nad ütlesid, et jah, et hirmus vähe rahvast täna on. Ikka meie Lauri, Luur. Anne, palju õnne! Anne sai vanaemaks. Täitsa uudne vanaema. Poiss või tüdruk siis? Ikka poiss. Jah, selline südamlikkus ja hoolivus on võib-olla sellised peamised märksõnad, aga ta on ka väga südikas, kui ta oma asjade eest võitleb. Ja ta ajab ikka oma jonni ja ega tal on ikka kõva selgrokk ka, et ega seal nalja ei ole. Korra saab rahu siin sinu murtud meel. Täna ju rohkem su sisse ei mahu, tähed las paistavad veel. Tähed las paistavad veel sinule, tähed las paistavad veel. Uinu mu armas, küll päev oli pime, öö on vist pimedam veel. Kuid palun usu, et pea juhtub ime, tähed las paistavad veel. Tähed las paistavad veel sinule, tähed las paistavad veel. Praegu me lihtsalt istume selles kodus, kus ma iga päev toimetan. Aga Are huvikeskus on mul nagu teine kodu, kuhu ma hea meelega lähen. Ja see kodu on imeliseks saanud just sellepärast, et seal toimetab üks väga äge naisterahvas, kelle nimi on Vilja. Mina olen temaga seotud tööalaselt hästi palju ja meie nagu tutvusimegi tööalaselt, et toimetasin seal majas rahvatantsuga ja temast sai minu ülemus. Sealt siis hakkas meie koostöö peale ja see koostöö on meil siiamaani kulgenud väga positiivselt. Õnne soovime sul, palju
tuletame meelde, kuidas see asi meil käis. Muusika, on ju? Üks, kaks. Mulle meeldib tema sirge selgsus, ütleme niimoodi, et kui ta on midagi võtnud, siis ta läheb lõpuni. Ja tegelikult on ka see, ma olen nagu aru saanud, et ega ta väga oma teelt kõrval astuda ei taha. Saab veenda teda, kui sul on paremad mõtted, et me võiksime natuke midagi muuta või kuidagi teistmoodi teha, aga see peab olema ka nagu põhjendatud. Et lihtsalt niisama lahmides ei jõua kuskile. See on kõik siin. Sauga Musta maja, see noorte disko. Jah, võib-olla. Koduste laste ja väikelaste jõulupuu on meil siin, kuuse all. See on siin erinevaid lapsi. Ja siis me lähme nende tantsugrupiga, lähme Pärnu Jaakupi memmedega kohtuma, võtame, mina teen torti, see suure torti kaasa ja nende poolt on siis see soolane ja jõulupidu pidama.